nii nagu see hommikune loengki, et siis jääb see ka neile märgiks maha, kes täna meiega ei saanud või ei tahtnud osaleda. Nüüd kõigepealt ma pöördun natukese tagasi minu hommikuse loengu peale, millega siis, nagu ma juba vabandasin, et juhtus selline rumal lugu, mis oli tingitud siin mõningatest minu õnnetustest, mis mul siin oli. Et ma seal mainisin ka, et me oleme nüüd teiega, eks ole, läbi nende loengute ja läbi seminaride erineva nurga alt käsitlenud kõiki neid erinevat sorti teooriaid, mudeleid, meetodeid ja ilmselgelt on pilt, eks ole, muutunud pigem keerulisemaks kui lihtsamaks. Ja teistpidi me oleme nüüd jõudmas teiega siis sellisesse faasi, kus me oleme enam-vähem põhilisel määral nii loengute osas kui ka nende seminaride osas saamas ühele poole nende üldfilosoofiliste, üldteoreetiliste aspektidega. Et edasi me liigume siis sedapidi, et me vaatame neid kultuurilisi aspekte, me vaatame seda, kuidas näeb välja rahvusvaheline äri Eesti kontekstis, mis on Eesti eripärad, Eesti ettevõtete eelised ja nõrkused. Vaatame rahvusvahelist turundust, et me liigume rohkem võib-olla just lihtsamate ja igapäevasemate teemade juurde. Et seetõttu ma siis ilmselt ühe loengu või mingi osa sellest pühendan siis selle sama nagu kokkuvõtvale või meeltuletusele, et siis kõik see, mis me oleme siis mingi septembri ja poole oktoobrikuu jooksul rääkinud, et kõik need üldfilosoofilised ja üldteoreetilised asjad ma võtan siis ühel hetkel niimoodi tervikuna rohkem kokku. Aga täna tahan teiega siis arutleda, kus see artikkel sai meil, seda artiklit, mis meil oli tegelikult lugeda justkui eelmiseks korraks, aga mida ma ei jõudnud läbida sellepärast, et meil loeng liikus oma sisult natukese edasi. Ja artikli nimeks oli siis International New Ventures Revisiting the Influence Behind the Born Global Firm. Kõigepealt selle artikli üldiseks sissejuhatuseks ütleme siis niimoodi, et kui me oleme siiamaani teiega vaadanud neid kõiki seda rahvusvahelistumist justkui sellist samm-sammulist ja tasapisi ja pigem nagu ettevaatlikult liikumist ühelt turult teisele või siis ütleme siis et kuidas siis ettevõtted alustades koduturult oma tegevust kasvavad siis suuremaks, et seal on hästi palju siis kõikvõimalikke erinevaid mudeleid ja meetodeid. Et siis nüüd järsku pauti hoopis teistsugune selline termin. Ja kui ma teile ka mainisin siin ühes mingisuguses seminaris või loengus, et enamus neid klassikalisi rahvusvahelistumise mudeleid paratamatult käsitlevad just nimelt sellist aeglast, samm-sammulist, järk-järgulist liikumist koduturult rahvusvahele tulla. Ja kui te olete nüüd siis aru saanud, siis enamus selliseid teoreetilisi kontseptsioone just nimelt arutabki selle üle, et miks ettevõtted siis peavad koduturult välja kasvama, kuidas nad seda teevad, milliste riskidega nad kokku puutuvad ja kõik selline pool. Ja nüüd siis tegelikult, olles aus, siis käesolevas ajastus me peame rääkima, eks ole, hästi palju tegelikult sellistest ettevõtetest, mis ongi justkui globaalseks kasvanud. Et kui nüüd küsida selline hästi lihtne küsimus teie käest, et mis siis on selle mõiste born global taga, kuidas teie sellest aru saate, et millistele tunnustele see ettevõte peaks siis vastama ja mismoodi ta erineb siis sellist tavalist ettevõttest? Et kui ma nüüd sellise kommentaari teist kõigepealt küsin. No mina sain aru, et Born Global ettevõte on see, kes läheb rahvusvaheliseks väga kiiresti pärast algust ja hästi tihti need on ettevõtted, mis tegelevad mingi kindla nišiga, näiteks tehnoloogiaga. Nii väga hea. Kas veel keegi oskab täpsustada, mis veel võiks olla selle Born Global selle taga?
ma küsiks niipidi siis, et mis on teie hinnangul või millised peaksid olema need tunnused või ka eeldused, et üks ettevõte, küsime kõigepealt eelduste kohta või ei, küsime tunnuste kohta, et kuidas me nagu võime identifitseerida sellist ettevõtet, millele antakse see tunnus, nii-öelda see born global, et suure nende rahvusvaheliseks kasvanud. Et millised on need tema niisugused eripärased tunnused? Natuke see juba siit sai mainitud, et nad on pigem, eks ole, pigem on nad seotud selle nii-öelda tehnoloogiaga, aga mitte ainult. Midagi neil on veel sellist tunnuseid. No mis te arvate, mis võiks olla need tunnused? Tegelikult need born global ettevõtted ei ole ju ainult nüüd käesoleva mingi sajandi või viimase kümnendi nähe, et siin tegelikult on ju toodud ka ära, et juba varasemad uuringud on avastanud, et neid ettevõtteid on, kes on justkui nagu juba eos sündinud suureks. Mis nende siis eripära võiks olla? Mis te pakute mulle siin? Keegi justkui ei taha muga rääkida või? No kokkuvõte siin sissejuhatus, praegu lugesin, et need on ettevõtted, kes tahavad saada kohe nagu suurt konkurentsieelist. Millega nad võiksid selle suure konkurentsieeli siis nagu saada? Kas neil on midagi eripärast või mida nad teevad teisiti? No kui me mõtleme korraks, jätame praegu need startupid hetkeks kõrvale, kuna nende ärimudel on natuke teistsugune, siis kui me vaatame nagu seda teoreetilist lähenemisviisi, siis ka täna nende slaididel, mis mul on sinna üles riputatud, siis on üks slaid, mis räägib sellest, et kuidas, eks ole, ettevõtted rahvusvaheliseks lähevad, et millised on need strateegiad, on siis see globaalne strateegia ja see kohanemise strateegia. Et kõigepealt see suureks saamise või globaalseks nii-öelda sündinud ettevõtete ikkagi selle ärimudel ja tegevusvaldkond laiemas kontekstis peab olema selline, mis võimaldab just nimelt sellist suurt haaret. Selle taga on näiteks sellised aspektid nagu see toode või teenus peab olema hästi universaalne, et meil ei tohi olla takistuseks need just nimelt need sotsiaalkultuurilised, majanduslikud ja muud aspektid. Et see peab olema globaalne äri. Näiteks võtame siin on vist toodud, et mingi, ütleme seal siin, kus ta siin oli meil siin. Näiteks, eks ole, mingi globaalne telekommunikatsioon. Et kui te mõtlete mobiilside peale, siis mobiilside on midagi sellist, millel põhimõtteliselt ei ole mitte mingit vahet. Kas mobiilsidet kasutab, ütleme siis, ristiusku inimene või islamiusku inimene, eks ole. Et seal ei ole midagi sellist, absoluutselt mingit vahet ei ole. See tähendab, et see valdkond, milles ettevõte tegutseb, peab olema ühelt poolt universaalne ja teistpidi ta peab olema ikkagi nagu just nimelt selleks rahvusvaheliseks kasvamise mingid tunnuseid kandev. Et seda ärimudelit peab saama siis transportida, kui niimoodi lihtsas keeles öelda, peab saama transportida ühest riigist teise, ühe kliendigrupi pealt teise kliendigrupi peale. Tänapäeval võiks öelda niimoodi, et sisuliselt on ju võimalik suureks saada ka mis iganes tootmisettevõttel ja jaekaubandusettevõttel, aga väga paljud sellistest äridest täna nende see nii-öelda äri ei ole nii lihtsasti nagu muundatav või siis ka ülekantav ühelt turult teisele, juba kas või füüsiliste takistuste tõttu. Nii et ütleme nii,
et esimene point, mis neid Born Global ettevõtted siis nagu iseloomustab, siis ongi see, et see valdkond peab olema selline, millel on võimalik seda mudelit kohandada mis tahes turule ja nende äride puhul ei tohi olla väga suureks takistuseks erinevad sorti kultuurilised, sotsiaalsed ja muud sellised aspektid, mis mõjutavad näiteks toodete iseloomu. Ehk siis Born Global ettevõtted üldiselt armastavad kasutada ikkagi sellist võimalikult ühesugust ärimudelit, võimalikult sellist standardiseeritud lähenemisviisi. Teine asi, Born Global ettevõtted väga sageli nende nii-öelda selle kasvamise üheks kaasnevaks nähtuseks on just nimelt mastaabiefekt. See tähendab seda, et need ettevõtted kasvades saavutavad selle kuluefektiivsuse, et nad toodavad niivõrd palju, niivõrd suurele turule, mille tulemusena saavad nad viia just nimelt selle toote või teenuse hinna allapoole. Kolmandaks, nende ettevõtete ärimudelid peavad olema niivõrd universaalsed, et nad leiavad oma töötajaid mis tahes riigis, kus nad soovivad tegutseda. See ei saa olla selline tegevusvaldkond, mis on ka hästi salajane või hästi spetsiifiline või mingi selline asi, mis nõuab nagu eriteadmisi. Et kõik need sama mingi telekommunikatsiooni näide või jaekaubandus, et selleks, või ka ütleme frantsiis, et selleks, et sellist äri ajada, et olla selline globaalne, sul on vaja, et inimesed, kes erinevas riigis reaalselt teenust osutavad või tööd teevad, nad peavad olema õppimisvõimelised kiiresti, et see äri ei tohi sisaldada mingisuguseid selliseid väga nagu erinevaid ja väga spetsiifilisi oskusi ja teadmisi. Et muidugi, kui me vaatame nagu neid selliste Born Global ettevõtete siis geograafiat nii minevikus kui täna, siis me näeme, et päriselt muidugi ei ole niimoodi, et absoluutselt kõik need suured kasvavad ettevõtted kasutavad sarnaseid lähenemisviise. Näiteks seesama teatud osas diferentseerimine ehk siis mugandumine turule võib olla ka täna paljude selliste rahvusvaheliste ettevõtete puhul üsnagi tavapärane, sest et lihtsalt ärimudel on selline, et ei ole päris nii lihtne, et sa kannad oma selle tegevuse üks-ühele üle, kuhu iganes riiki sa liigud. Kui me nüüd toome mängu tänapäevased startup ettevõtted, siis teie saate nendest ettevõtetest kõige paremini aru, et need on tõepoolest globaalsed. Ja ma olen sellest ka mitmelt korda rääkinud, aga räägime selle siin korra veel üle, et mis on siis nagu nende tänapäevaste startup ettevõtete eripära, et me neid saame nimetada nendeks Born Globaliteks väga nagu isegi väga kindlalt, siis nende puhul on see, et nende ärimudel on selline, et esiteks nad rihivad väga kitsast, väga nagu spetsiifilist segmenti. See tähendab, et väga-väga sageli sellistel äridel kliendid ühes konkreetses piirkonnas, ühes riigis võivad olla mis tahes riigi kohta liiga väikene. See tähendab, et nad püüavad rahuldada nii kitsa segmendi ootusi, et igal üksikus riigis, üksikul turul võetuna on neid kliente liiga vähe. Nad ei suuda tagada ettevõttele piisavat rahavoogu. Mis tähendab, et tuleb minna laiemale. Teine oluline eripära seisneb selles, et hästi paljud startup ettevõtted ehitavad oma äri üles, kasutades siis seda ärimudelit, kus teenus on siis kas nagu tasuta või hästi väikese tasu eest. Seda me oleme rääkinud, näiteks seesama mingisugune Netflixi näide, et tarbija maksab kuus alla 10 euro, aga kulud on ettevõtte hästi suured. Ja nüüd selleks, et seda firmat viia vähegi kasumlikuks, peab ettevõtte jõudma hästi paljude tarbijateni. See tähendab, et ta peab olema kohe joos globaalne ja suur. Ja nüüd nende samade asjade kombinatsioonina me võime öelda, et nagu vastupidi, probleem tekibki siis selles, et kuna need startup ettevõtted tänapäeval kasutavad nagu hästi nende investeeringud on hästi pikaajalised ja hästi suured, siis selleks, et ennast nagu tasuvaks viia,
nad ei saagi teha asju niimoodi, nad teoorias saaksid, aga see ei ole nende ärimudelisse sisse kirjutatud, et alustada niimoodi jupi kaupa niimoodi väikse sammuga, vaid nad pigem kõigepealt lähevad hästi sügavasse miinusesse ja siis läbi selle suure kasvu nad siis üritavadki jõuda lõpuks sinna kasumlikkuse piiri peale. Nii et me võime siis nüüd tõdeda sellist asja, et mõiste nimega Born Global tähendab siis selliseid ettevõtteid, mis on oma kas ärimudelilt või oma siis juba strateegialt või nende sünnihetkel, neisse on sisse kirjutatud see rahvusvahelistumise ja just nimelt nagu globaalselt rahvusvahelistumise nähtus. Me võime teha tegelikult isegi veel sellise väikse möönduse või täienduse, öelda niimoodi, et kui vaadata nagu seda rahvusvahelist äri niimoodi, võib-olla veel nagu, kuidas öelda siis, detailsemalt, siis me võiksime öelda niimoodi, et meie ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvahelisel turul, võiks jagada justkui niimoodi mitmetesse tasanditesse. Kõigepealt esimese tasandi moodustavad need ettevõtted, mis tegutsevad ainult koduturul. Nii. Siin oli, ma vist olen rääkinud ka, et ühe mingisuguse loengu käigus meil tekkis selline arutelu, kus üks tudeng küsis, et kuulge, et tänapäeval on äri on esiteks nii rahvusvaheline igat mõttes. Teiseks, et kui me vaatame, mis on rahvusvahelistumise definitsiooni taga, me rääkisime teiega, et see oli esindatus kas või ühes välisturul, aga läbi mitme erineva tegevuse, siis justkui jääb mulje, et kõik ettevõtted on ju rahvusvahelised. Tegelikult ikkagi ei ole. Et sellised pereettevõtted, väikeettevõtted ja mingid sellised nagu lokaalsed teenust pakkuvad ettevõtted on kõik ikkagi enamasti jaolt kodumaised. Aga ütleme nii, et siis esimese tasandi moodustavad sellised ettevõtted, mis on kohalikud ja mis ei laiene kas mitte kunagi ühelegi rahvusvaheline turule. Või siis see võib juhtuda neil kas suhteliselt juhuslikult või on see pigem vähetõenäoline. Nii et see tähendab juba seda, et tõepoolest nende ärimudelis, nende kontseptsioonis ja nende sellises nagu ka enda plaanides ei ole tegelikult see rahvusvahelistumine eriti sisse kirjutatud. Ja ma kordan üle, eks ole, et igasugused väikeärid, kohalikud teenusepakkujad või siis mingisuguse tohutu lokaalse konstellatsiooniga mingid ettevõtted. Järgmise tasandi rahvusvahelistumise määras on siis sellised ettevõtted, kelle puhul me võime öelda niimoodi, et nende rahvusvahelistumine leiab aset niimoodi, nagu me vaatasime siin Uppsala mudelit, et see on pigem selline tasapisi järk-järguline, esimese hooga kindlasti võib, ütleme siis, haaratakse oma naabreid ja võib isegi öelda niimoodi, et sellise nagu madala rahvusvahelistumise tasandiga ettevõtted sageli jäävadki, nende rahvusvahelistumine piirdubki ühe või mõne üksiku lähiriigiga, kus nad siis tegutsevad. Sellel võib olla ka mingisugune selline alternatiivvariant, näiteks, et nad ei ole mitte ainult siis nagu naabrite juures, võivad olla ka kuskil teises maailma otsas, B-variant on. Igal juhul nende rahvusvahelistumine on selline, natukese nagu juhuslik või ka ütleme piiratud. Et see praktikas tähendaks umbes siis seda, et mina teen omal ettevõtte ja selle ettevõtte mingi välisfiliaal või konto tuleb näiteks ainult Lätti ja rohkem ma ei kavatsegi kuskile ronida. Ütleme, et sellega minu selline rahvusvahelistumine piirdubki. Nii. See on siis niisugune järgmine tasand. Nüüd kolmanda tasandi, selle kohta mina isegi kasutan sellist mõistet nagu Born International, on siis sellised ettevõtted, kes teadlikult ja ikkagi süsteemselt otsivad endale välisturge, aga nende välisturud ei pea hõlmama justkui nagu kogu maailma, vaid pigem nad otsivad välisturge eelkõige selliste, näiteks suurema turu või mingi kuluefektiivsuse või mingi ressursi otsingud. Neil on nagu mingid väga konkreetsed eesmärgid, miks nad ühele või teisele turul lähevad, mis tähendab, et nende selline rahvusvahelistumine on tihtipeale natukese nagu selline hektiline, ehk siis selline juhuslik ja see ka ei ole nagu nii mastaapne, ehk siis selline, ütleme, selline
rahvusvahelistumine Born International firmade puhul võiks öelda, et piirdub võib-olla näiteks ütleme sama kontinendiga või siis teistpidi ta piirdub mingisuguse kindla arvu riikidega ja me ei saa selle ettevõtte kohta öelda, et ta on justkui nagu globaalne. Ta on rahvusvaheline, aga ta ei ole nii mastaapne sellepärast, et on olemas veel mastaapsemad ettevõtted. No vot, ja siis 4. tasandi moodustavadki need Born Global ettevõtted. Ja siis eks ole sellised kodumaised, siis oli selline juhuslik, üksik ühe riiki laienemine, siis on selline rahvusvahelistumine, aga ka juhuslik. Ja siis on see Born Global, kes on siis valinud omale selle strateegia, et mingitel põhjustel nad kas peavad või soovivad olla võimalikult suured ja laiad. Ja kui me oleme teiega rääkinud nendest multinatsionaalsetest ettevõtetest või siis sellistest transnatsionaalsetest ettevõtetest, no siis need vastavadki selle Born Globalile võib-olla siis kõige paremini, et nad on eelkõige ennast siis püüdnud nagu nii-öelda sisse suruda või siis jõuda absoluutselt nagu ikkagi kõikide riikideni või kõikide suuremate piirkondadeni, kõikide suuremate turgudeni, mis siis maailmas üldse võiks olemas olla. Seega me võime öelda niimoodi, et selline nagu rahvusvahelistumine oma selliselt kontseptsioonilt ja igapäevatöös ei ole ka nagu täpselt ühesugune, vaid me näemegi, et ettevõtetele võib anda justkui nagu selliseid erinevaid nimesid, erinevaid tiitleid ja nende siis selline liikumine selles rahvusvahelisuse tasandil on ka täiesti erinev. Ja me võime isegi öelda niimoodi, et tegelikult me võime siia juurde panna sellise mõiste, mida mina kasutan nagu Reborn International. Ehk siis ettevõtted võivad ju ka teatud tingimustel välisturult taanduda, tagasi jõuda koduturule ja siis ühel hetkel uuesti sinna minna. Et sellise nähtuse all võib nimetada selliseid väiksemaid või keskmise suurusega ettevõtteid, kes on mingitel, kas näiteks tuluootustel või soodsatel ajamomentidel kasutanud ära selle võimaluse, et saab minna mõnele välisturule, aga nad on seal teatud mõttes kõrbenud, saab tagasi tulnud ja tegelikult nad on võimelised sinna uuesti tagasi minema. No näiteks ütleme, et Eestis Selver, ma olen vist varem rääkinud, eks ole, et siin eelmise majandusbuumi ajal, see oli siis siin rohkem kui 10 aastat tagasi juba, nad ehitasid omale Riiga või Lätti, täpsemalt siis Riia lähedale vist kuskile siin Lätti ehitasid mitmed suured kaubamajad ja olid seal ka mitu aastat esindatud, aga siis tuli see suur majanduskriis peale. Need taandusid sealt turult, aga tegelikult nendel on olemas potentsiaal, et nad võiksid sinna tagasi minna, sest neil on olemas rahvusvahelistumise kogemus. Ja selliseid firmasid on Eestis palju, kes on justkui läinud ja tulnud, eks ole. Et ka nemad moodustavad teatud sellise omate kindla grupi. Nende ettevõtete puhul see rahvusvahelistumine on suurema tõenäosusega aset leidev, kui võib-olla isegi selliste alustavate või null rahvusvahelise kogemusega ettevõtete puhul, kuna isegi hoolimata sellest nii-öelda negatiivsest kogemusest on neil kogemus olemas. Nad on seal võib-olla küll kõrbenud või mingi ärimudel pole hästi töötanud, aga neil on olemas teatud mõttes siiski see kogemus. Ja ühesõnaga, me võime siis, eks ole, seda rahvusvahelistumise tasandit üsna nagu mitmel moel vaadata. Nii, nüüd tavapäraselt siiski ikkagi see rahvusvahelistumise teoreetiline pool, minu hinnangul on see natuke see kitsas vaade, aga aktsepteerime seda, mis teoreetikud on öelnud, käsitleb ikkagi rahvusvahelistumist peaaegu alati selliste majanduslike mõõtmete ja majanduslike põhjuste nagu kontekstis. See tähendab seda, et igasugust sellist rahvusvahelistumist püütakse hinnata selles, et kui palju see toob ettevõttele kaasa kulusid ja milline on siis see oodatav tulu. Ja miks ma ütlen, et see on nagu kitsas vaade, ma olen sellest ka varem rääkinud, et mina usun sellesse, et väga paljud ettevõtted ei pea alati kõikidesse riikidesse laienema just nimelt sellepärast, et nad ootavad sealt otsest majanduslikku kasu. Sellised väiketurud nagu Eesti võivad ju olla väga paljudele ettevõtetele suhteliselt väikse kasumlikkusega kui sedagi. Aga nad võivad käsitleda Eesti turgu kui sellist ikkagi mingisugust
imidži, kuvandi või ka nii-öelda kliendi juures oleku vajalikkust ja isegi kui see äri neile siin nii hullusti kasumit ei tooda, siis nad ikkagi näevad vajadust ja põhjust olla siin olemas just nimelt sellepärast, et kui neil on kliendid, kes on ise globaalsed ja rahvusvahelised, siis need kliendid tuleb ikkagi ära teenindada ja need kliendid tuleb siis nii-öelda nagu hoida enda juures, et ettevõtted pigem riskivad selle nii-öelda mingisuguse kahjumiga mingil turul, kui nad lasevad oma globaalsetel klientidel, eks ole, näiteks kasutada mingite teiste firmade teenuseid või üldse minna nii-öelda ja loobuda koostööst. Nii, aga nüüd antud artikkel käsitles meil siis ikkagi, eks ole, neid majanduslikke drivereid ehk economic drivers ja nii nagu te siis loodetavasti lugesite, on see artikkel oli siis üles ehitatud sellise nagu case study põhjal või ütleme siis sellise nagu hüpoteeside tõestamise põhjal ja siin oli siis toodudki nendel uurijatel välja siis mitu erinevat sellist hüpoteesi, millega nad siis püüdsid siis mõõta või mõista siis, et millised võiksid olla siis need just nimelt need majanduslikud põhjused, mis siis sunnivad või mõjutavad või suunavad ettevõtted minema rahvusvahelise turule. Nüüd ma jälle vahepeal tahaks teie käest väga teada ja teie häält kuulda, et vaatame need hüpoteesid korra üle, et kuidas te neist ise aru saite, et mida siin otsite tõestust ja siis vaatame, kas need hüpoteesid leidsid ka tõestust. Et mis siis see esimene hüpotees meil ütles, kes sellest kuidagi aru sai? Et mida suurem on koduturg, seda vähem tõenäoline, et see uus ettevõtmine teeb valiku minna siis rahvusvaheliseks. Ja, just õige. Esimene hüpotees ütleski seda, et kui kõik muud tingimused on võrdsed, eks ole, siis määrab rahvusvahelistumise ära see nii-öelda koduturu suurus. Et kui koduturg on piisavalt suur, siis justkui majanduslikku põhjust minna välisturule üle. Okei, väga hea. Mis hüpotees number 2? Mis see inaugural capacity on? Kuidas seda võiks nagu tõlgendada siis? Äkki tootmisvõimekus? Jah, see on niisugune, eks ole, rahvusvahelistumise suutlikkus. Ja mida see hüpotees 2 meile siis ütleb? Et mida suurem on see suutlikkus või see võimekus välisturule minna rahalises mõttes, eks ole, seda suurema tõenäosusega ettevõte läheb välisturule. Okei, jällegi, suhteliselt loogiline, midagi erilist ei ole. Nii, vaatame edasi. Mida ütles hüpotees 3? Kuidas te sellest aru saite? No, mis siin on? Everything else equal, the larger of the size of an established market, the greater the inaugural production capacity and international new venture will allocate to it. Mis see nüüd siis ütleb meile? Et mida suurem on see nii-öelda turg, nii-öelda arenenud turg või siis see nii-öelda sihtturg, seda suuremat seda kapitali investeerib see rahvusvaheline ettevõte selle turule, eks ole. Nii, peab häälega minema uured. Hüpotees number 4 ütleb meile mida, et kui kõik muud tingimused on võrdsed, siis mida suurem on nende siis konkurentide hulk sellel turul, kuhu soovitakse minna, seda väiksemat siis seda tootmisvõimekust see rahvusvaheline ettevõte sellesse paneb. Siis oli siin
ka küll siiski toodud ka natukese neid kultuurilisi ja sotsiaalseid muutujaid. Ja siin on siis selline hüpotees, et kui everything else constant, an international venture will allocate more capacity to a market with more incumbent than 2-1 of fewer incumbent, but this increases capacity allocation, which decreases as the number of established incumbent. Keeruline jutt, mis te aru saite siit? Kuidas sellest aru saite? Et mida rohkem on konkurente, seda rohkem nagu see võimekust ettevõtte suunab sinna välisturule, aga nagu teatud hetkeni, et alates mingist hulgast hakkab vähendama seda. Ja, no need kaks mõlemad läksid, eks ole, rääkisidki meil sellest, et konkurents mõjutab nagu seda ettevõtte siis investeeringute mahtu ja suurust just. Nii, siis on meil ka veel hüpotees 5. Mis see ütleb siis meile? Given the same size of an established market, amount of production capacity allocated to culturally distant countries will be less than amount of production capacity allocated to culturally similar countries. Mis siin on öeldud? Et see tootmisvõimekus, mida eraldatakse kultuuriliselt kaugetele riikidele, on väiksem kui see, mida kultuuriliselt sarnastele eraldatakse. Just, ja mis see 5B meil ütles siis? Ta rääkis sama asju natukese meile siis, mis ta siin räägib, konkurentide kohta vist on nii või? Mis siin öeldakse siis? Esimene oli siis arenenud riigid, teine ütleb incumbents. Mis see siis meil ütleb veel? Kuidas see incumbents meil või incumbents tõlgiti üldse? Isegi kuidas see kõige parem tõlge on, ma pean kas vaatama. Kui tahaks otse tõlke selle panna, mis see siis on? Google ütleb, et see on nagu ametis olev. See on, ütleme, et pigem mina kasutaks sõna konkurendid, eks ole, sisuliselt. Et olemasolevad tegutsevad ettevõtted. See on niisugune tove sõna siin, et ma armastaksin sõna konkurent parem kasutada. Et mida siis võttes need samad siis konkurentide arvu, siis jälle sama lugu, et see kapital, mida investeeritakse, on siis pigem suurem, mis on siis kultuuriliselt kaugematele riikidele, eks ole, vähem. Okei. Esmapilgul üsna imelikud hüpoteesid, aga mida me siit välja loeme? Vaatame korra neid hüpoteese tervikuna, et saada aru, mida siis taheti suurida. Kõigepealt, nagu ütlesin, eks ole, et siis nende selliste uuringute ja kõikide teooriate üks eripära oli see, et nad püüavad rohkem fokusseerida just nimelt sellistele majanduslikele näitajatele. Selleks, et mõõta üldse ettevõtete laienemise soovi, edukust ja nende üldse põhjusi, me peame sellistes uuringutes alati käsitlemagi just nimelt neid asju, mida me saame mõõta. Ja majanduslikke asju me saame mõõta. Samamoodi me saame mõõta teatud näiteks konkurente hulka saame mõõta ja siis me saame mõõta ka, ütleme siin, mingisugused, ütleme näiteks siis, eks ole, mingit geograafilist kaugust, kuigi need hüpotees 5A ja 5B on juba sellised, et milline on siis kultuuriliselt ligidal olev riik, milline on kultuuriliselt kaugel olev riik, on juba üsna udune asi. Aga kui me nüüd tervikuna mõtleme, et mida siis nagu selle hüpoteesidega siin 1 ja 2 taheti meil öelda, siis hüpotees 1 tahab öelda seda, et ikkagi nagu selline klassikaline, ütleme, mitte selline nagu tänapäevane startup ettevõte, aga ettevõte, mis siis justkui nagu on võtnud endale sihiks rahvusvahelistumise, ikkagi esmapilgul otsustab selle ära vastavalt turu suuruste baasilt. Iseenesest täitsa loogiline, aga selline, ütleme, kõige klassikalisem mõõde
et noh, selle väite või selle hüpotees number 1 nagu tõestamine, ümberlükkamine, noh, ilmselgelt on kõige lihtsam, kuna see on selline väide, mis on hästi triviaalne. Et noh, kui me mõtleme nagu loogiliselt, eks ole, siis, et kui sul on kodus suur turg, siis, ja sul on seal piisavalt nagu rahalist mahtu, et noh, miks sa peaks minema välismaale, noh, tekib selline triviaalne küsimus. Aga okei, seda mõõdetakse, eks ole. Teine on siis see, et milline on ettevõtete võimekus, selle väite taga pigem on siis küsimus, et ettevõtete rahvusvahelistumisel hakkab rolli mängima teatud materiaalne võimekus ja võimekus üldse rahvusvahelisele turule minna, eelkõige ikkagi nagu rahaline, eks ole. Kolmanda hüpoteesi sisuks on see, et ettevõtted liiguvad, eks ole, ikkagi nagu teatud mingite kindlate mustrite alusel, ehk siis nad jälgivad turge, kuhu nad soovivad liikuda ja mida nii-öelda siis arenum on turg, et mida suurem on seal siis see võimekus kasvada ja seda mahtu saada, seda justkui nagu siis seda just nimelt seda nagu rohkem ettevõtted siis ka ära kasutavad pigem, eks ole, kui vähem. Nii, ja siis loomulikult see konkurenti osa, et konkurenti kohta, kui me vaatame varasemaid artikleid, siis konkurentide uuringud ütleme tihtipeale seda, et kõigepealt, et mida rohkem on konkurente, seda ettevaatlikumalt ettevõtted liiguvad rahvusvahelisel turgudel, ja me peame silmas nagu sarnaseid konkurente samas valdkonnas. Teine ütleb meile seda, et mida rohkem on konkurente, siis seda nagu ka vähem ettevõtted korraga teevad selliseid suuri investeeringuid, kuna nende konkurentide puhul on vahel mõttekas mitte ise investeerida nagu nulltootmisse, nagu me vaatasime Greenfield tehnoloogia või selle meetodi alusel, vaid võib-olla kui kohalikud konkurendid on piisavalt tugevad, siis kas ettevõttel on võimekus neid ära osta või siis nendega koostööd teha hoopiski. Et see kindlasti on selline üks määrav tegur, et siis kui palju on konkurente ja kui tugevad on üldse konkurendid. No ja siis 5 ja 6 rääkisid meile siis sellest kultuuriliselt lähedast või kaugest või füüsilisest lähedusest, kultuurilisest aspektidel, mis siis otseselt puudutab seda Uppsala mudelit. Nii, ja kui me nüüd võtsime üles, kus meil tulemused on, siis kuskil meil tulemused ka olemas, et mis te siis ütlete tulemuste kohta? Kas need hüpoteesid said ümber lükatud või need said tõestatud? Siin leheküljel 1126 on meil öeldud, et hüpotees 1, mis ütles, et new ventures are more likely to be born global from a small country than from a large country, and hüpotees number 2, that the larger initial production capacity increased the probability of born global are confirmed. No, suhteliselt triviaalsed asjad, täiesti loomulik. Ja kui me vaatame siis üldse, eks ole, erinevaid rahvusvahelistumise mudeleid, siis pigem ütleme niimoodi, et selle artikli nende hüpoteeside üks eesmärk võiks ju ka olla see, et need samad uuringud või need hüpoteesid pidid siis kinnitama meile seda, et kas see teooria, mis väidab ettevõtete rahvusvahelistumise erinevaid klassikalisi põhjuseid, vastab ikka tõele. Ja me võime praegu öelda, et vastab küll, sellepärast, et ka igasugused teooriad ikkagi ütlevad seda, et ettevõtted liiguvad pigem väikselt turult suuremale ja nende selline üks klassikaline driver, miks nad seda teevad, ongi majanduslikud põhjused, lihtsalt turu väiksus ja võib-olla ka siis teatud mõttes turu selline paindumatus, eks ole, vähe tarbijaid ja väikesed muutused. Ja loomulikult, eks ole, kui meil on rohkem
rohkem pappi, mida nii-öelda uhada sisse, siis me oleme ka suure tõenäosusega rohkem rahvusvahelised. Nii, mis me veel leiame siis, kus meil need ülejäänud siis need hüpoteesid on siin. Nii, siis, siin on selline asi nagu, et rahvusvahelised ettevõtted, use the capacity allocated to highly competitive markets, competitive, nii, mis see tähendab, et impact of increased competition dominates that of isomorphic mimetic entry capacity confirming hüpotees 4A ja 4B. Ehk siis 4A ja 4B, mis meile ütlesid siis mida? Hakkame tuletama meelde, ega ma ka peast mäletan. Hüpoteesid 4 ütlesid meile seda, eks jah, mis küsimus käis siis nendest nii-öelda konkurentidest, et kui konkurente on piisavalt palju, siis ettevõtted pigem investeerivad vähe või teatud mingi piirini, kuna suur konkurents võib tähendada seda, et ettevõte ei suuda, eks ole, oma investeeringuid kuidagiviisi tagasi toota. Nii. Ja siis olid meil veel hüpoteesid, hüpotees 3 sai meil tõestatud. Nii, mäletage, kus meil see hüpoteesid 5 on? Ahah. In other words, market entry behavior refers to more cautious number of competitive increasing markets which demonstrate. Okei. Ehk siis tundub, et ka hüpotees 5 leidis tõestust, jah. Nii et me võime öelda, et antud nii-öelda väited või eeldused, et mille alusel on siis ütleme, et erinevatest riikidest ja erineva suurusega turgudelt pärit ettevõtted klassikaliselt rahvusvahelistunud, et see näitab kindlasti mingisugust kindlat trendi, et me võime siis öelda niimoodi, et rohkem rahvusvahelistuvad väikesest riikidest pärit ettevõtted ja kui te nüüd vaatate näiteks päris huvitavalt, et millised on kõige suurema startup ettevõtete arvuga riigid, siis kui USA kui erand kõrvale jätta, siis väga sageli on selleks väikesed riigid. Kas te teate, millisest riigist on pärit kõige rohkem ja kõige edukamad startup ettevõtted? Või oskate nimetada, siin tehti mingil hetkel uuring, et maailma 3 kõige edukama startup ettevõtted, 3 riiki, kust on nii-öelda per capita kõige rohkem tulnud startup ettevõtteid. Oskate pakkuda? Me ei oleme üks nendest. Me oleme üks nendest küll, aga me ei ole päris kõige edukamad. Kas te teate, mis on üks edukamaid riike maailmas startup ettevõtete nii-öelda loojana? See peab olema ka suhteliselt väike riik. Me pakume Holland. Tegelikult on Iisrael. Okei. Nii hämmastav, kui see ka ei ole. Selle peale tulekski vist on ju niimoodi. Kunagi oli, ma lugesin selle kohta ka vist kuskil oli kirjas, et Iisraelil oli, või on isegi tänase päevani, Iisraelist pärit startup ettevõtteid on New Yorgi, üldse Ameerika, ütleme, tehnoloogia börsidel esindatud rohkem kui kõik ülejäänud maailma suurriigid kokku. Mis tähendab, et Iisrael ka suhteliselt väikse riigina on kuidagi sellise startup maailma esirinnas. Samamoodi Eesti, samamoodi Taiwan, Singapur, Hong Kong, eks ole, kõik sellised väikesed riigid, mis on nagu Eestigi, võib-olla ei ole just nimelt rahvaarvult ja ka maaressurssidelt nii rikkalikud, eelkõige just selliste mineraalsete ressursside tõttu, mis tõttu selleks, et oma rahvuslikku kapitali kasvatada, pigem siis kasutatakse just nimelt sellist nagu ajude abi
ja noh, me võimegi öelda niimoodi, et need uuringud, mis on tehtud kunagi ja see on suhteliselt juba vana, no mitte suhteliselt vana, aga siiski, eks ole, ütleme vanem artikkel, siis me võime täna väita, et tõepoolest, et see trend peab paika, et väike turg sunnib ettevõtteid rahvusvahelistuma rohkem kui pigem suur turg. Nüüd me saame aru, et see ei ole päriselt ikkagi niimoodi tõsi, sest et vastasel juhul oleks kõik niisugused multinatsionaalsed kompaniid mitte pärit Ameerika Ühendriikidest ega Venemaalt või Hiinast, vaid oleksid hoopis pärit Eestist, Lätist, Leedust. Järelikult siis see ei ole ka ainukene põhjendus. Ja nüüd siis selle sama artikli nii-öelda need järgmised väited ütlevadki seda meile, et väga suure rolli mängib ka see võimekus investeerida raha. Ja selgelt, et väiksest riigist pärit ja väikse turuga ettevõtetel ei ole seda investeeritavat kapitali nii palju, mis tõttu siis see nii-öelda turu suurus on küll toetav tegur või turu väiksus, eks ole, pigem, eks ole, et väike turg sunnib ettevõtteid rahvusvahelistuma, aga kui sul ikka nagu kapitali ei ole, siis see pigem ei saa sinna rahvusvahelisele turule ka nii lihtsalt minna, et ainult see, et tahe ja soov, et meil on vaja minna suurema turule, see ei ole veel tegelikult täna küsimus. Konkurentide arv, selle kohta ma pean ausalt tunnistama, et ma ei oska selle kohta kommenteerida, mismoodi see konkurentide arv ja konkurentide aktiivsus nüüd siis otseselt on seotud mingi teoreetilise lähtepunktiga. Jään selle kohta praegu isegi kommentaaridele võlgu. Küll aga võin öelda, et võib öelda siis seda, et mis puudutab seda nii-öelda kultuurilist lähidust, siis seda ka see Uppsala mudel meil alati kirjeldab, eks ole, et ikkagi ütleme nii, et selline rahvusvahelistumine, just selline sammuline järk-järguline laienemine saab ikkagi alguse pigem kultuuriliselt ja sotsiaalselt lähedastelt turgudelt, mis on siis loomulik, sellepärast et läbi selle siis ettevõtted pigem nagu neil on mugavam liikuda, eks ole, enda sarnaste riikide või enda siis nende kultuuriliselt sarnaste riikide kontekst niimoodi samm-sammult edasi. Et me võime öelda niimoodi, et jällegi uuringud näitavad ja tõestavad meile, et rahvusvahelistumine, mis on siis erinevate selliste teoreetiliste mudelite ja kõikvõimalike selliste meetoditega püütud tõestada, et seda tõesti me saame väita või saabki väita, et üldiselt isegi ma ütleks niimoodi, et arvestades seda, et kas ettevõte on born international või lihtsalt rahvusvaheline, et nende sellist liikumist saab ikkagi teatud kindlate tunnuste alusel iseloomustada, kuid ma oleksin siis erinev arvamusel tänaste startupide kontekstis, kuna nende puhul ma väidan, et see nende rahvusvahelistumine näeb väljagi oluliselt veel rohkem teistmoodi, kui see täna tegelikult on olnud. Sellised lood siis. Kas keegi soovib küsida või kommenteerida midagi selle konkreetse jutu taustal? Siin oli küsimus ühel tudengil, nüüd see loengsemine number 3, artikkel The Influence of the Cultural Differences in Internationalization Process of Swedish Firm. Et see artikkel on üsna pikk, et hea kommentaar, mul jäi see endale kahe silma vahele, et artikkel oli pikk mingi 77 lehte, et kas tõesti peab nii palju lugema. Ja tegelikult mina siis soovitan, et teile lugege läbi eelkõige kuni see leheküljeni 24, ehk siis see nii-öelda see summary of literature review, et eelkõige on oluline mõista, see uuring on muidugi tore ja kui viitsib seda ka lugeda, on tore, aga pigem ikkagi nagu siis meil on eesmärk mõista nende kultuuriliste ja muude selliste aspektide mõju, nii et see chapter 2, see literature review, mis siit hakkab pihta, kus taaskord jälle räägitakse paljugi sama juttu, et mis asi see internationalization concept endast tähendab ja kuidas see teooria endast, eks ole, üldse nagu kujutab, kuidas seda teooriat siin välja nähakse
jälle Uppsala mudel ja siin on veel igasugused mudelid ja siis see nii-öelda concept of culture, et see on pigem see jutt, mida ma siis tahaks, et te loeksite, et kuidasmoodi siis just nimelt see kultuuriline ja kõik see pool nagu mõjutab siis ettevõtete üldist rahvusvahelistumist. Nii et siin leheküljeni 26, kus ta hakkab, siit järgmine leht on see methodology ja see uuring, et pigem, et meie kontekstis praegu on tähtis mõista seda kultuurilist poolt. Vot, et see on, seda ma pigem pean silmas siis veel kord, eks ole, et siin kõige tähtsam on see, seesama see peatükk 2, mis hakkab siis, te võite alati teha siin sissejuhatuse meenutuseks veel sellest teooriast. Nii et see, tegelikult see artikkel nii pikk ei olegi, kui te algust kardate. Nii. Küsimusi, mõtteid, kommentaare. Nüüd meil on, teiega peaks olema järgmine kohtumine 28. oktoobril. Nüüd ma kirjutan siia ka, et igaks juhuks meeldeks, et 28. oktoober on meil jätkuvalt loeng on Zoomis ja seminar ka. Et ma praegu pakuks sellist asja, et see, ma võtan korra lahti, sest et pärast seda, siis mis puudutab novembrikuud, siis ma olen jälle nagu saadaval ja siis põhimõtteliselt me võime kohtuda ka silmast silma. Et tol päeval meil on niimoodi, et meil on loeng, eks ole, ja siis on jällegi hulk seminare. On vist niimoodi, ei, loengut ei ole, või on või? Ikka on loeng, jah. Kuidas see seekord niimelikult on, ma vaatan. Siin on praegu kummaline asi, ma pean vaatama seda 28. seminari asja. Asi on nimelt selles, et mul peaks õhtul olema teiega aega teha, aga mul on märgitud, mul on see päev ingliskeelne seminar ja loeng, kuigi see on just kui 2 korda järjest, et siin on mingi kala. Ma ei saagi päris hästi aru. Ühesõnaga, mis puudutab nüüd seda seminari aega, siis seda ma veel täpsustan, aga loengu ma teeksin ikkagi selle 8.15 ja Zoomis. Aga ma täpsustan teile kindlasti selle seminari aja ka ära, sest et nüüd ongi järgmine kord, ma tahangi hakata rääkima nii loengu teemadel, kui ka seminaris nendest erinevatest kultuurilistest ja muudest aspektidest ja siis need samad 2 artiklit, mis meil siin olid, ma veel kord siis näitan üle, mis siis puudutasid neid, seesama see loeng number 3, seda 2 artiklit, et need võiksid olla meil siis teemaks, mida me siis läbime. Ja selleks siis 2 nädala pärast ma ootan neid kokkuvõtteid teile ka, teie poolt siis ka. Aga veel kord, et ma pean täpsustama korra, et kuidas me selle 28 teeme, sest pärast seda siis on lihtsam, et siis me saan sättida ka niimoodi, et ma olen ise füüsiliselt olemas. Aga nüüd me peamegi vaatama, et kuna reaalselt on niimoodi, et meid on füüsiliselt vähe kohal ja oleme ausad, meid on ka Zoomis vähe kohal. Et ma ei tea, kas enamus loodavad nende videote peale, aga et peab otsustama, kuidas me edasi jätkame, et kuidas on mugavam. Kuidas teile tundub või mismoodi ise arvate, kes mul siin praegu kohal on? Kas te tahate minuga silmast silma kohtuda, tahate te Zoomi kaudu kohtuda, tahate need videosid järgi vaadata, kuidas teile tundub kõige parem olevat, öelge mulle ise. No kui Zoomis teha kohtumisi, siis see on tegelikult hea, et pärast saab järele vaadata. Isegi kui kohal oleks vahel ikka. Ja, see eelis on tõesti, sest kui ma teeks seda klassiruumis, siis Zoomi koolitus oleks üsna selline hektiline. Saab muidugi teha küll, ei ole probleemi, saab teha klassiruumis ka. Aga ta oleks niisugune kehvam, et siis ma jooksen ringi mööda klassi, eks ole, siis võib-olla osa juttu ei kuule, et see halb asi on, eks ole. Praegu ma räägin kogu aeg siia kaamerasse ja näitan see materjali. Aga mis teised arvavad veel? Ja see Zoomi variant on väga hea.
sest et näiteks mul tööaegade tõttu ei õnnestu koolis väga käia ka, siis see Zoomi variant on väga hea, et ja see, et saab järele ka vaadata. Okei. Ma pooldan seda. No, tahab veel keegi kommenteerida? No ütleme niimoodi, et meil on selles mõttes ka nagu ülikooliski otsest nagu keeldu ei ole, kuna tegelikult paljud loengud toimuvad niikuinii ainult Zoomi kaudu. Et selles mõttes meil nagu see õigus ja võimalus on olemas ja ainukene, mis mul kurb on see, et võib-olla ütleme, kui me silmast silma kohtume, et siis ma saan võib-olla teiega rohkem nagu rääkida, aga kuna teemad on nii keerulised, ei taha muga väga pikalt niikuinii vestelda siin nii omavahel öeldes, et siis ja võib-olla ei saa täpselt nagu sotti ka nendest asjadest, siis seetõttu võib-olla väga vahet ei olegi. Kindel on see, et me siin nüüd mingil ajal me ikkagi vahepeal saame ka silmast silma kokku, eriti seetõttu, et kui siin hakkab nagu see, mingil hetkel oleks vaja rääkida rohkem eksamist. Lähtume praegu sellest, et jätkame praegu Zoomis. Ja siis vaatame sealt edasi, et kuidas see kõige mõttekam oleks. Ma saan aru, et teiega on see häda, et osa käivad ühtemoodi, teised käivad teistmoodi. Ja võib-olla on siin niimoodi, et siin näiteks alates ma ise mõtlesin täna niimoodi, et siin näiteks 20, järgmised 3 nädalat või 2 nädalat, vabandust, järgmised 2 nädalat mul on veel keeruline, aga siis 4, 11, kogu novembrikuu näiteks ma võiksin vabalt olla ise ka koolis, et ma näiteks loengud saan teha täiesti füüsiliselt. Ja võibki olla, et kell on see päev koolipäev ja viitsib kohale tulla, saab siis minuga kohtuda silmast silma ja samal ajal ma saan teha ka Zoomi loengu. Nii et valikuid on mitmeid. Aga okei, ühesõnaga veel kord, et teiega me kohtume 28, loengu me lepime kokku, et teeme Zoomis, aga siis selle seminari me täpsustame veel ära, eks ole, sellega siis vaatame. Ja praeguse tänase selle kohtumise ma ka taas, eks ole, jällegi panen videosse. On teil küsimusi tekkinud? No kui ei ole, siis ma praegu jätan teid siis siit praegu hüvasti ja panen selle video kinni ja siis hiljemalt homseks ma olen teile ülesse, panen ta sinna samma teemade alla ja siis, kes soovib, saab seda järgi kuulata. Ja siis kohtume teiega siis vastavalt tunniplaanile praegu, eks ole? Mul on üks küsimus nende teadusartiklide laadimise kohta. Et kui ma loen hilinemisega, kas mul on ikkagi võimalik seda ainet läbida? Ja, ma ütlesin, et on võimalik küll, jah. Okay. On ikka võimalik, jah. Et ma ei hakka siin mingi nagu pilli väga lõhki ajama, et ikka on võimalik. Nii, veel küsimusi, kommentaare? Hea küll, aga siis veel kord head õhtut praegu ja kohtume siis varsti jälle, eks ole? Ja nägemist! Teeme nii, nägemist!